nii, head vaatajad, head kuulajad, tere tulemast tagasi. Oleme jälle siin Jälgimäel Tallinna külje all Global Productionsi stuudios ja täna ei miskit muud kui Sportland Tallinn Open Water on meil teemaks. Mul on hea meel tutvustada väga ägedaid külalisi. Sigrid Kupenko, Sportland Eesti, ovatsioonid, aplausid ja Madis Müller, tuntud tervisesportlane, ujuja, triatleet, Tripassion spordiklubist. Ütlesin õigesti? Vastab tõele, küll triatloni klubiks kutsutakse, aga... Triatloni klubist, nii ta on ja täna koos nende heade sõpradega arutame siis läbi, vaatame, mis meil sel aastal on Tallinna lahel pakkumisel ja kindlasti kiikame ka Käsmu lahel toimuvasse Open Water Estoniasse ehk siis 4. aasta. Madis praegu just tuletas meelde, et mitte 3. nagu mul endal oli meeles, vaid 4. aasta lausa Käsmu lahel sel aastal 3,5 kilomeetrit ette võtame. Ja need 4 distantsi, mis ootavad Tallinna lahel ees, nendest räägime pikemalt. Aga kõigepealt pöörame pilgu ja tuletame meelde, milline nägi välja Sportland Tallinn Open Water aastal 2023 liikumisaastal. Ilmavalgus see sündmus nägi, nii et pilgud ekraanidele. Natuke ebakindel tunne on, aga saan hakkama. Suurepärane on kõik, tahaks juba ette. Kui ma ei võida, siis koorigi mõtled pulest üles näha. Video nähtud olemegi tagasi ja nii nagu traditsiooniks on, siis helirežissöör ütles, et peab tegema selle kohustusliku duubel 1, võte 1 klõmm ja nüüd on ametlikult meie podcast avatud. Aga hakkame kohe pihta meie heade külalistega. Sigrid, ma tean, sul on meediataust, aga praegult võib öelda, et vist oled ikkagi oma kodusadamasse jõudnud ja Sportland Eesti, kes on meie klubi hea koostööpartner juba. Meie klubi on 15 aasta vanune, ma arvan täpselt nii palju me oleme koostööd teinud ja alati olete õlga alla pannud, aga sel aastal kuidagi nagu eriti võimsalt nimetoetajana valdkonnas, kus ei ole ju masse, kus ei ole sul 10 000 inimesi, et kus võiks olla praktiline huvi, aga täiesti sellisel uuel ja võib-olla teistsugusel eristuval formaadil, et miks Sportland on oma käe või sõrme meile andnud taas kord. Tere ka kõigepealt minu poolt, et Sportlandi üldine missioon on see, et toetada noori inimesi, aga me näeme, Sportlandi eesmärgiks on tegelikult olla kaasas ja anda siis oma panus Eesti spordikultuurile, et erinevates siis valdkondades, et kas on siis jooks või siis see on ujumine või siis see on korvpall või jalgpall, et me tahame olla igal pool pildis ja tänu sellele anda oma panus siis sellele, et inimesed liiguksid rohkem. Et see on hästi oluline meie jaoks. Kindlasti on Sportlandi jaoks oluline ka see, et me ei oleks ainult suurtes linnades kohal, vaid lokaalsus. Et me püüame toetada ka selliseid väiksemaid üritusi, mis siis aitavad jälle nagu püüda siis inspireerida inimesi liikuma. Et see on selline roll. Ja 3. pool, mis ma kindlasti tahan tuua, on see, et tutvustada meie ägedaid sportlasi. Et kui me tegime just Facebookis üleskutse Gregor Tsirgiga ja ta küsis, et kuulge täiesti suvalistelt inimestelt, mis alaga ma olümpiale lähen, siis peaaegu mitte keegi ei osanud öelda, et ta läheb ujumisele. Ei olnud nii. Oli küll. Et selles mõttes oli hästi kurb. Aga samas võib-olla see on see koht, kus on võimalik nagu kasvada. Et Sportlandi missiooniks selles mõttes teiselt poolt on nagu üritada siis tutvustada meie ägedaid sportlasi nagu Eesti rahvale rohkem, et meil on nii ägedaid sportlasi, nagu on Gregor Tsirk või Johannes Erm või Karel Tilga või kes iganes muu on ja. Et see on hästi oluline. Aga Sportlandi nähtavusest, kui sa räägid, et tahaks natuke pildis ka olla, et üks asi on see missioon, anda tagasi ühiskonda, inimeste liikuma toomine.
no ma võiksin ju küüniliselt küsida, et kuulge, Sportland on nii suur, et ei pea mitte midagi tegema, te olete nagu nii nähtavad. Jaa, aga me tahamegi anda ühiskonnale tagasi, et me tahame, et inimesed rohkem liiguksid. Et ühelt poolt jaa, meil on müük oluline, aga teiselt poolt, et see missioonitunne, et kuna Sportlandi omanikud on eestlased ja see on ikkagi Eesti ettevõte, et siis see on hästi oluline. Ja siinkohal tervitused Arele ja Antile. Jaa, Tšau. Et selles mõttes, et see on väga-väga oluline. Ja nii ongi. Okei. Madis, no sind tuntakse, ma arvan, et on vähe eestlasi, kes sind ei teaks, on näinud ühes või teises kohas esinemas, alles olid paar päeva tagasi esimeses stuudios, aga või oli rohkem kui paar päeva tagasi. See vist oli rohkem väga peale. Aga mina sind tunnen ikkagi, et kui ägedat tervisesportlast oled ju meie Käsmulahe ületamisel olnud nüüd 3 korda on toimunud, 3 korral oled sa osalenud, 3,5 kilomeetrit lainetes, erinevates ilmastikuoludes. Käsmu Majaka sadamast paneme minema, Võsu randa me finišeerume. Kuidas sa meid üles oled leidnud ja kuidas sinu hõivatusega inimene, muideks sulgudes Eesti Panga president, kuidas sa üldse aega leiad tervisespordi jaoks? Siin oli kohe mitu küsimust järjest, aga otsast alustades, et mina esindan siis neid inimesi, keda on vaja liikuma saada. Mind on saadud liikuma, et mul tõesti meeldib selline aktiivse liikumine ja sporti teha. Kindlasti ma ei ole sportlane, et ma lähen sinna tervisespordi harrastajate kategooriasse, kes lihtsalt enda rõõmuks siis midagi teeb. Aga ujumisest nii palju, et ma arvan, et see oli umbes 5 aastat tagasi, kui ma ühe grupiga sattusin siis kord nädalas käima treeneriga ujumas ja sealt kuidagi need ujumisoskused ma arvan, et taastusid, sest päris algklassides ma umbes aasta 2 käisin ujumistrennis, aga tegelikult ütleme 10 aastat tagasi ma ujunud väga hästi. Aga siis seal olid mõned natukene tõsisemad harrastajad ja siis tuli jutuks, et on selliseid huvitavaid üritusi. Ja tegelikult see sama Käsmu Open Water, siis juba nüüd peaaegu 4 aastat tagasi, 3,5 aastat tagasi, see oligi esimene siis selline avavee ujumisüritus, kuhu ma sattusin. Seda ma ei teadnud, see on huvitav ja kohe niimoodi 3,5 kilomeetrit avavett. No vaata, seal ei saanud ju kuidagi poolt lahti ujumis. Kui ma vette läksid, siis pidi üle minema. Okei, aga kas sina oled alati olnud sportlik või ikkagi see 4-5 aastat tagasi, et kuidagi taas avastasid? See on meiesugustel meestel ju, ma julgen öelda keskealistel meestel, öeldakse niimoodi, et perearst ütleb, et nii, kolesterool on halb, kusihappe on kõrge ja nüüd pead hakkama midagi tegema ja siis kuidagi leiavad keskealised mehed selle tee spordini või see on olnud ikka see pisik kogu aeg sinuga? No ma olen ikkagi lapsest saati kogu aeg midagi teinud. Siin ütleme 20-15 aastat tagasi rohkem jooksin, nagu palju muud ei teinud, aga nüüd hiljem jah, ütleme 10-15 aastat tagasi nüüd näiteks talvel rohkem suusatanud, paar aastat tagasi rattaga proovisin taas rohkem sõita ja nüüd see ujumine on võib-olla isegi muutunud selliseks lemmiktegevuseks. Kuidagi, kui sa selle tehnika enam kätte saad, siis mõnes mõttes on see kergem, et sa ei tao ennast nii palju nagu joostes ja kogu keha treening ja ma arvan, et igas mõttes meeldib. Nii et ma praegu näiteks proovin umbes 2 korda nädalas ujuma jõuda. Kas see sport sinu jaoks on pigem vahend, et seda vaimset poolt ja tõenäoliselt stressirohket ikkagi tööelu kontrolli all hoida või see tuleb kuidagi iseenesest? Mul ikkagi enesetunne on halb, kui ma mitu päeva ei ole liikuda saanud. Et eks see on kindlasti harjumusest tulenev ka. Aga kindlasti on tõsi ka see, et ma arvan, et igaüks, kes teeb sellist intensiivsemat võib-olla mõttetööd, peab kuidagi ennast suutma ka füüsiliselt laadida ja liikumine selles mõttes on kindlasti abiks. Ma arvan, et ma jaksan paremini teha ka oma põhitööd, kui ma natukene liigutan ennast soovitavalt iga päev. Väga äge. Tänasest teemast võib-olla, kui alustada natukene pikema ringiga, et me räägime küll Tallinna lahel toimuvast Sportland Tallinna Open Waterist, mis toimub mitte esimest, vaid teist korda liikumisaastal, eelmisel aastal tulime sellega nii-öelda esimest korda turule. Aga mõte iseenesest teha meie klubi poolt avavee võistlust või siis sündmust. Mulle endale see võistluse terminoloogia väga hästi ei meeldi. Sündmus, sest me teeme üritusi endasugustele lihtsatele inimestele, kes ei ole tippvõistlejad, vaid kes lähevad pigem midagi saavutama, ennast ületama, head enesetunnet kogema, elamusi saama.
siis see avavee ujumise mõte tuli meil tõesti aasta 2020, äkki oli juba mingi kas Covid eelne või Covid just oli tulnud ja sõpruskonnast meil üks hea tuttav, tervitusi Andres Kiisile, ütles, et Tavaika, et lähme ja teeme, ületame Käsmu lahe, sest me ise oleme ju Virumaa poisid kõik, meil on see Võsu rand ja Käsmu kaptenite küla on hästi omane, see on meie nii-öelda meie seesmine niisugune tung. Mõtlesime, et lähme kõik ujumisoskustega, aga mitte ujumistrenni inimesed ja niisuguse mõnusa pundiga 5-6 inimest, paar saatepaati, läksime siis sealt, läksime Majaka sadama juurest, läksime sisse ja rannast välja ja see emotsioon nagu ikka, see finiši emotsioon, see millegi erilise kogemine andis nii palju nagu häid tundeid, et mõtlesime kohe nagu ikka meie sündmuste puhul, et järgmine aasta teeme ürituse siia. Ja see avavee ujumine on ka selles mõttes teistmoodi minu arvates, kui lihtsalt minna rahvajooksule, kus sa enam-vähem tead, et see ilm võib küll olla natukene erinev, aga eks see tingimused ja distants on nagu suhteliselt sarnased igal korral. Aga juba nende 3 korral seal Käsmu lahes ikka olud olid üsna erinevad. Nii et see on iga kord ka nagu natuke seiklus, et kuidas see nüüd täna on. Või see sama laine, mis oli seal Tallinna üritusel eelmisel suvel. Et see oli ikkagi korraks võitis kõhedaks, aga lõpuks ei olnud hullu. Sellest me kindlasti veel saame rääkida, aga tõepoolest, et meil Käsmu lahe puhul nüüd ringiga rääkides ongi võimalus ikkagi diagonaalist ületada ehk 3,5 kilomeetrit, kuigi ideaalis me pakuksime kindlasti ka lühemaid variante ja versioone selle ettevõtmise õnnestumiseks. Aga mis meil endale ka selle kontseptsiooniliselt väga meeldis, on see, et sa finišeerud tegelikult südasuvisel ajal avalikus kasutuses olevasse randa, kus on sul pealtvaatajad, kaasaelajad on juba olemas, mis on võib-olla mitte kõige tähtsam, aga siiski oluline osa tegelikult sellest emotsioonist, mida sa saad. Et inimesed aplodeerivad, sa ei pea hakkama vaeva nägema sellega, et neid kuidagi kohale toimetada. Nad juba on seal. Ja nii ka Pirita puhul, ehk tegelikult me oleme otsinud sarnasusi ka oma sündmuste puhul, et see nii-öelda koht oleks äge, Virumaa puhul Võsu, Käsmu, mõlemad kõnetavad. Ja võib-olla siit küsimus ka, mida ma hiljem tahtsin tegelikult küsida, et kas Pirita, see, mis mulle on hästi kuidagi omane, sest ma olen Sisekaitseakadeemia lõpetanud ja 4 aastat seal Pirital möllanud, eks küll jooksnud ja küll suiti sõpradega võib-olla limonaadi joonud on ju seal päikeseloojangul rannas, aga et kas Pirita veel jätkuvalt on niisugune nagu äge koht ja esindusrand või ta on pigem niisugune meile klubis on niisugune nagu nostalgialaks. Aga me oleme püüdnud otsida neid ägedaid niisuguseid kõnetavaid kohti, mis paljudel on tuttavad ja sinna siis ehitada. Ja nüüd, kui jõuda ringiga siis juba selle Tallinna juurde, siis tõepoolest, et 3 aastat kogemust Käsmu lahel võimaldas mõelda natukene ka selliselt, et mis oleks veel see niisugune nagu eriline koht või eristuv formaat, mida me tahaksime saavutusvajadusega, kõrge saavutusvajadusega inimestele siis elamuse pakkumiseks välja tuua. Ja Tallinna laht, kus tihtipeale muidugi ujumisvõistlusi ei tehta just seetõttu, et sul on põhjarannik, sul on külm, sul on tuul, sul on laine kõrgus, vesi käitub ootamatult ja kõik see laevaliiklus ja muud asjad, et need olid raskendavad tingimused, aga me närisime sellest läbi. Käisime, suhtlesime Veeteede Ametiga, vaatasime laevade marsruudid, möllud ära ja tõime sinna tegelikult siis tänu Sportlandile, kes ütles, jah, panevad õla alla, panevad tugevalt õla alla, tõime formaadi, mida minu teada siin Baltikumis teis selle sarnast ei ole, ehk siis stardid laevalt. Me ei ole seda ise välja mõelnud, nagu ikka, maailmas on väga vähe asju, mida kuskil juba ei ole tehtud. Minule see jäi kunagi meelde San Francisco lahest, on selline formaat nagu Escape from Alcatraz, triatlon, kus siis esimene nii-öelda rutiin ongi viiakse sinna Alcatrazi juurde lahte, ujuvad randa ja siis juba jätkavad. Ja muidugi guugeldades otsides juba taustatööd tehes leidsime, et Norseman on ülivõimas, üliraske, rasketes tingimustes Euroopa üks triatlon, kus ka on stardid laevalt ja kus nad siis nii-öelda sinistena tulevad fjordi veest, tulevad välja, on ju lõdisedes ja lähevad siis näkke ratas sõitma, eks lumesagaratega seal, et sellised asju on tehtud. Aga minu teada jah, et sellises formaadis nagu siin ei ole taolist asja eelnevalt pakutud ja tulimegi siis leides ka lõpuks selle laevateenuse pakkuja Kasparile tervisi. Tulime siis sellega esimene aasta välja ja mulle tundus, et esimese aasta kohta läks nagu suhteliselt okeilt. Aga ta ei läinud muidugi päris libedalt, kui kogu seda korraldusteekonda arvestada, et sellest me hiljem räägime.
aga võib-olla annangi praegu Madisele siis sõna üle ja et sina, nagu sa ütlesid, et võttis natuke nagu võbelema, eks, et see laine käitumine ja kõik. Nüüd sa oled Pirital kohal, eelmisest aastast räägime. Instruktaaž on tehtud, hakkad panema kalipsot selga, müts on peas, keegi tõmbab luku ka kuskilt selja pealt ülesse. Mis tunne on laeva minnes? Laev on sildunud. See mulle tunduski just see eksootiline ja äge, et sa lähed laevaga välja ja siis ujud tagasi. No, muidugi küll lahe on tore ujuda, aga see oli jälle natuke midagi teistsugust. Võib-olla mul oli natuke naiivne arvamus, et kuna lained tulevad mere pealt randa, et siis just kui laine aitab sul lihtsamini kaldale saada. Aga kui sa oled ikka 4 kilomeetrit välja läinud, et siis tegelikult suurt vahet ei ole. Laine käitub hoopis teistmoodi. Aga noh, eelmine kord lihtsalt oli huvitav see, et kui veel instruktaaž anti ja kui me veel, ma arvan isegi, kui me veel liikuma hakkasime laevaga, siis justkui ei tundunud, et väga palju tuult oleks. Aga siis ta kuidagi võttis üles. Ja kui poole peal siis seal te ütlesite laeval, et nüüd on see koht, et kes väga tahab, võib ka kaugemale minna, aga tegelikult võib-olla tahate juba tagasi ujuda. Et siis korraks ikka mõtlesin, et kas lähen selle päris pika distantsi peale, aga lõpuks ma arvan, et vähe olid neid, kes otsusid lühema kasuks tol hetkel. 7 inimest. Ja, et ikkagi tore seiklus oli, jõudsin kaldale tagasi. Vaatajale, kuulajale nii palju, et ilmestamaks siis seda Tallinna lahes toimuvat avaveeujumise võistlust, seal pakutakse 4 distantsi. 500 meetrit, 1 kilomeeter, 1,9 ehk siis pool Ironmani ja 3,8, et siis võrdväärne Ironmani distantsiga. Need on teadlikult valitud distantsid. Ja 4 erinevat võimekuse astet just seetõttu, et ka erineva võimekusega inimestele pakkuda väljakutseid on ju. Et see, kes võib-olla ennast päris kindlalt ei tunna, aga on füüsiliselt heas konditsioonis, ujumisoskused olemas, võiks tulla proovida 500 meetrit. Näiteks, sest tõepoolest, nagu Madis ütles ka, avavee tingimused on hoopis midagi muud kui tegelikult basseinis või siseveekogul läbides. Ja sa võid aasta aega planeerida ja möllata ja teha kõik ettevalmistustööd. Lõpuks on sul võistluspäeval tuul vales suunast, lainekõrgus, nähtavus, meretemperatuur, sinivetikas ehk mustmiljon asja, mis võib muutuda sul päevaga tegelikult sellise võistluse korraldusel. Ja tõepoolest, me eelmine aasta läksime laevaga välja ja alles laeval olles, kui juba esimesed stardid olid antud, 500 meetrit rannast, kilomeeter rannast, tekkis info, et lainekõrgus on tegelikult lõpus juba selline, et kas anname stardi või mitte, kus siis peakorraldaja peab võtma selle vastutuse, eks, et ka nende nii-öelda päästevõimekust hinnates ja muud sellist, et kas ta läheb selle riski peale või mitte. Ja siis vaadates neid ootusärevaid ja osati ka juba pettunud nägusid, et miks te siis kohe ei öelnud, et tingimused sellised on, aga tuul just oli muutunud. Et siis langetasime otsuse, et me ikkagi anname ka pikema distantsi, aga võimaldasime siis pikema distantsi osalejatel tulla 1,9 peale, kes vähegi tahtis seda ja 7 inimest seda võimalust kasutas ja ma arvan, tegid väga õigesti, et hindasid oma võimeid adekvaatselt. Ei olnud lihtne, aga saime muidugi hakkama ja et asjad veel keerulisemaks ajada oli ju ka see sinivetik koht, kui sa mäletad, Madis, veel mõned päevad enne, nii et Pirita komandole suured tänud, kes tuli ja uhtus siis voolikust kõik meie lõpetajad ilusti kenasti puhtaks, et kes tulid sealt veest välja. Aga loomulikult, et kuna see kokkupuudega kalipso tõttu on nahaga väiksem, siis me vähemalt ei tea, et oleks olnud mingisuguseid äritusi või muud sellist, nii et läks väga hästi. Ja ka Terviseametilt loa selleks stardiks tollal saime. Aga selline näeb siis sellise võistluse korralduse iga päev välja. Ja kui rääkida tausta veel natukene, et kuidas toimus see laeva otsimine, on ju, et leida üldse see sobilik laev, mis kuidagi mahuks meie eelarve piiridesse, siis ega neid laevu, me algselt mõtlesime, et vähemalt 300 inimest võiks peale võtta, et siis võib-olla kuidagi saame nagu hakkama majanduslikult ka, et on väga raske leida. Nii et 150 oli meil, tollal oli siis see kapatsiteet ja suured tänud loomulikult Kasparile ka, et kes meie võistlejad lahte viis, sest tuleb meeles pidada, et toimus ka Tallinna merepäevad. Liiklust oli tihedalt, tööd oli ka neil väga palju, aga mahutasid meid kenasti sinna sisse ja saime selle elamuse pakutud. Ja selle aasta nüüd korraldusest ja laevast on meil siin lõpupoole juttu ka, meil on olulised uuendused. Aga sellest me jõuame kindlasti veel rääkida. Küsimus, Sigrid, sulle. Avave ujumine ei ole teie jaoks võib-olla nagu kõige nii-öelda sportlandi, kõige suurem DNA osa on ja ma arvan, et see on jooks liikumine. Aga avave ujumine
Speedoga te minu meelest teete ju head koostööd ja valik on teil küll rikkalik, et kõik, mida tavapärane ujuja sealt tahta võiks, saab kätte. Aga ei ole nagu võistluste või sündmuste mõistes üleliia populaarne see rutiin on ju, et... Ei ole, aga nagu ma enne ka ütlesin, siis meie jaoks on oluline, et me suudame katta ära erinevad kategooriad nii-öelda. Et see tundub huvitav ja see tundub meie mentaliteedi või DNA-ga kokku minev, et me ütleme, et be first, et ole esimene, proovi, et me tahame olla ka kaasas ka selliste tegevustega, mis tunduvadki alguses, et mis mõttes on ja et see on nagu meie jaoks oluline, see innovatsioon, võib-olla see sõna innovatsioon on hea, et omanikud on väga selgelt välja öelnud, kui ma tööle tulin, ma olen küll 6 kuud töötanud, aga siis nad ütlesid, et julgelt mine ja proovi, et kui tuleb mingi huvitav ja äge koostööpartner, kellega sa tundud, et äge, ma tahaks temaga koostööd teha, siis tuleb teha. Kas Portlandis, no ma tean, te olete nii pisi, on ju, et kas 6 kuud tundub nagu 2 eluiga juba või? Isegi võib-olla 3. Ja. Aga mis sa arvad, Sigrid, kas suudab mulle tulistada puusalt, mis on Eesti osalejate arvult kõige suurem avaujumise võistlus või millistest suurusjärkudest me üldse võiksime rääkida? Kuhu meie paigutume oma Käsmus 150 võistlejaga ja Tallinnas samatmoodi? Ma ei oska seda sulle vastata. Ma arvasin, et keegi ei oska tegelikult. Kes ma pakun? Madis paku. Ei, ma kahtlustan, et äkki ikka see Käsmu on suurem, aga mida ma ise kaalusin, aga kuhu ma lihtsalt kuupäevad ei sobinud ja jõudnud, on see Muhumaalt ujuda, eks ole, üle Väina Saaremaale, mis täpselt, on, ma arvan, et umbes sama võib-olla pikk distants või natuke vähem. Ja seal on vist 2,5 kilomeetrit Päikeseväina ujumine, nad on ülitublid ka teinud pikalt, ma võin valetada, või äkki 30 aastat, pika traditsiooniga ja ülikõvad, üliägedad. Aga mis sa arvad, palju seal osalejaid on? Eesti number 1 osalejate arvud, kõige suurem? Ma ei usu, et palju rohkem kui teid. Ma ei usu ka. Pigem jääb samma kanti, võib-olla natukene. Alla 200. Et kui ma nüüd väga ei eksi, on ju vabanduskorraldajad, aga väga austame, aga minu meelest kuskil 180-190 inimest. Ja neil on olnud see, millest me siin ennist enne eetrit rääkisime, on ju, et kalipsod ei ole kuni viimaste aastateni olnud lubatud. Ehk 2,5 kilomeetrit on läbitud siis nii-öelda skinniga. Ja alles nüüd on tekkinud siis viimasel paaril aastal eraldi kategooria ehk kalipso kategooria. Et kus tuleb ka tegelikult sisse see, et osad, ma olen kokku puutunud selle suhtumisega, et kalipsos ujumine, see pole mingi ujumine. Ma ei tea, Madis, kuidas sa seda kommenteerid? Ma arvan, et võib-olla see 2+ kilomeetrit ma ujuks ilma, aga minna 3,8 Tallinna lahele, tegelikult ka minu tasemel kalipso aitab. Et see sisuliselt ikkagi hoiab sind vee peal, sul peaaegu jalgadega ei ole vaja üldse tööd teha, ainult kätega. See argument loomulikult on, et annab mingi eelis, on ju, et sa ei saa nagu neid asju võrrelda. Ja ma kuulen, et päris ujujad ütlevad, et nemad suudavad võib-olla ilma kalipsota kiiremini ujuda. Aga minu, ma ei tea, kas see tõsi, aga ma arvan, et kõigile teistele mulle selgesti kalipso teeb lihtsamaks selle. Ilma ma küll ei julgeks sinna näiteks seda Tallinna lahte pikka otsa ujuma tulla. Aga tegelikult ma ikkagi julgustan inimesed, see ei ole midagi õudselt, kuigi esimese hooga võib-olla tundub, et seal lainete sees, kuidas ma selle ujumisega hakkama saan. Ta on pisut erinev kui basseinis ujumine. Mina ka esimest korda enne sinna Käsmu tulekut ikkagi meres ja järves ikka natukene harjutasin. Hingamine on natuke teistmoodi võib-olla ja pead seal, kuidas vahepeal on vaja tõsta, et vaadata, kuhu see üldse ujub ja kas suund on enam-vähem. Aga eriti just see kalipso aitab ja samuti ka see, et poi on kaasas, see ikkagi annab sulle mingi kindlustunde, et sa vahepeal, kui jääd hätta, siis puhkad selle peale, pole hullu. Kalipsol on siis, kes pole ennem kalipsot kasutatud, on siin rinna esisel on selline nii-öelda ulpivust hõlbustav vui efekt on tekitatud ja mitte segamini ajada, et kalipsod on ka erinevad, on ju, et me oleme näinud ujujad, kes tulevad selle windsurfingu ja kaidi kalipsodega, mis võtab vett täis ja tegelikult vastupidi muudab sind raskeks. Aga kalipso kindlasti aitab, abistab, selge see, et ta natukene eristub ilma kalipsota ujumisest, aga kuna meie mõlemad sündmused on põhjarannikul, kus tegelikult ilm võib sul muutuda temperatuuri mõistes, üks päev on 22, teine päev on 8. Me oleme seda kogenud tegelikult, et siis kindlasti me soovitame, et kui vähegi on juba vesi alla 18 kraadi, et kalipsot kasutada, isegi julgustame seda tegema ja eriti pikkadel distantsidel, kus siis keha jahtumine on selle võrra suurem. Rääkimata võimalikust kokkupuutest siis kas sinivetikaga või millega muu sellisega, et täiesti nõus.
Aga nüüd neile, kes esmakordselt meist üldse midagi kuulavad, on mõnda meie saadet juba kuulanud ja avastanud, et avavesi ujumine, huvitav on ju, et pole kunagi teinud, aga et nooruspõlves ujusin gümnaasiumiealisena, et ikkagi kildi sai tehtud. Et siis enne kui meie üldse julgesime avavee ujumise sündmust ette võtta, oli number 1 oli loomulikult turvalisus. No, et kuidas sa võtad selliseid riske enda peale, et sa saadad inimesed veele, sul võib olla seal 5-10 päästevõimekusega alust, aga nad kõik jõuavad mingisuguse viivega sinuni, on ju, ja kui sul on juba üle pea vesi, siis ükskõik kui sügav see on see oht. Ja me julgesime esimest korda selle ette võtta alles siis, kui meil oli selge, et me võtame rakendusse see, mida Madis korra mainis, isikliku või siis selle personaalse POI kasutuse. Mis ei ole, kes nüüd üldse kokku puutunud ei ole, ei tea, millest me räägime, on selline ERK, neoon, oranž, 27 liitrise õhumahutavusega. Ta ei ole isegi vetelpääste vahendametlik, aga ta on niisugune nagu kaasa ulpiv veepinnal POI täis puhutav, mis siis hoiab õhku ja kus sa raskuste korral saad peale klammerdudes ennast veepinnal hoida, kus küljes on vile, et anda signaliseerida oma nii-öelda hädasolekut, tõsta kätt, oodata sa, kuni abi tuleb. Ja mis veelgi samuti oluline on see, et ta muudab sinu vees pääste alustele nähtavaks. Ehk ta on erkkollast, neoon, oranž ja meie puhul siis värvi. Ja tegime väga suure enda kohta investeeringu, ostsime 2 aasta jooksul kokku siis 200 POI-d, täpselt see, mis on meie teenindatav maht, ostsime klubile välja, sest sellises mahus rentime kuskilt nagu ei näinud, et meil siin Baltikumis oleks võimalik teha ja alles siis peale seda soetust leidsime, et me oleme suutelised võimelised koos siis päästetega sellist üritust pakkuma. No ja see on tegelikult ju ka pikaajaline projekt, et sa ei ostnud seda 9 aastaks, et selles mõttes, et see on mõistlik ja sa nagu tekitad selle turvatunde seal inimeste sees ka. Et see on just, et see on, ma arvan ka, et see oli üliõige otsus, et me siin isegi vahepeal saades ka negatiivset tagasisidet selle kohta, mitte palju, aga siiski, et kuidas see POI vees käitub, et ta võib olla sul ka takistajaks tegelikult, tulla sul lainega lüüa sulle ette, keerelda sinu ümber, see kõik on võimalik, et tegime ka küsitluse oma osalejate hulgas, et mis teie hinnang on, et kas see POI peaks olema jätkuvalt kohustuslik ka tippvõistlejatel või võiks mingitel tingimustel siis teatud võistlejad sellest kohustusest vabastada. Eranditult 100% kõik vastajad ütlesid, et see peab olema kohustuslik, sest midagi ei ole tähtsamad kui turvalisus. Just. Täiesti õige. Madis, paar kommentaari ma sinult kindlasti ootaksin. Sa oled seda POI-d nüüd 4 korda kasutanud. Ma olen POI-d rohkem kasutanud, sest ma ei soovita kellelgi minna merre ujuma ilma POI-ta. Et kes tegelikult tahab proovida avavee ujumist ja mitte ainult, et võistlusel oleks turvaline, aga et ka treeningul, siis ma arvan, see on igal juhul mõistlik. Seda müüakse spordipoest, ma ei tea, kas te Sportlandi võib-olla peaksite võtma endale selle ka siis müüki, et see tegelikult igal juhul on mõistlik. Kui sa lähed ka kuhugi järve või merre, tegelikult mitte sinna ei saa ainult õhku panna sisse, aga sa saad panna sinna oma käterätti, autovõtmed ja asjad sinna nagu kotti ja siis ta on sinuga kaasas. Ja sa oled nähtav kõigile muudele surfaritele või ükskõik, kes seal lainetes võib veel olla. Sest terviserikete eest ükskõik mis olukorras, mis tingimustel, ükskõik kui terve inimene muidu või keegi kunagi ei ole kaitstud on ja mis sa teed, kui sa oled vee peal? Just. Ja seal on veel rohkem nagu 100 inimest koos sinuga või rohkem. Täitsa nõus. Madis, ma tean, Madis on nüüd käinud 4 korda, me leppisime kokku, 4 korda kokku, 1 korda Tallinnas, 3 korda Käsmus. Sel aastal sa Käsmusse ei tule, meie Käsmusündmus toimub 29. juuni, jah, 29. juuni ja Tallinn on meil 13.07 ehk 13. juuli, ka samal ajal, kui toimuvad Tallinna merepäevad, ikka Pirital, pange tähele 13. juuli ja sinna on Madis ennast kirja pannud ja nüüd kiire kaamerapööre Sigridile. Kas sina ujud? Mina ujun, aga ma ujun ujulas. Ma arvan, et see avavee ujumine on minu jaoks veel tulevik. Aga see on natuke nagu too much aastal 2024. Nüüd, juuli ongi tulevik, et 500 meetrit kindlasti jaksaks. Ja selles mõttes võib-olla küll, et seda võib-olla lühemat distantsi. Just mõtlesingi, hakkasin mõtlemata, et sa saaksid nagu hands-on ise olla Sportlandi esindajana vaadata, et mida ta siis tegelikult toetab, et see on ka ju ülioluline, et sa saaksid tagasisid, et kas on mõtet üldse, mida nad meile räägivad. Mina räägin sulle aasta lõpus kena ilusa näoga selle loo ära, et tegime ägedat asja, inimestele meeldis, aga
Ma olen nõus sellega, selles mõttes, et ma ei ole eelnevalt olnud väga rahvaspordi, noh, ma ei teagi, kas austaja või käija, ütleme nii. Et siis nüüd Sportlandiga liitudes esiteks ma lubasin oma tiimile, et ma lähen tipustopini jooksma. Et ma hakkasin nüüd uuesti jooksmas käima, aga ma olen nõus, et kui me toetame selliseid üritusi, siis see, et ma ei peagi osalema, aga et ma tulen kohale, et ma tunneksin seda feelingut ja saaksin aru, on tegelikult nagu toetajana väga oluline. Et see, missugune sünergia meil omavahel partneri ja siis nii-öelda toetajana tekib, on hästi oluline. Et kui ma näen, et nii-öelda minu vastas on selline inimene nagu Marko Torm, siis see on äge. Et selliste inimestega sa tahadki koostööd teha. Et ma olen näinud igasuguseid inimesi ka eelneval nagu oma karjääri jooksul, et see on äge, kui on sellised inimesed vastas. Kusjuures, miks meile, ma ise olen püüdnud seda enda jaoks sõnastada ka, et miks meile klubis meeldib jätkuvalt nüüd juba 15. hooaega erinevaid spordiüritusi teha, sa saad tagasi. Kaks asja isegi, sa saad tagasi hullult, on ju, et inimeste silmad, kui nad finišisse jõuavad, ma ju tean seda tunnet, eks, et kui sa Helsingi olümpiastaadionile oled esimese maratoni teinud, see on meri on põlvini, eks, et väsinud ja kehv on olla, aga meri on põlvini ja sa näed erinevast soost, vanusest, kaalukategooriast õnnelikke inimesi enda suguseid seal ka tänulikust üles näitamas on ju, et sa suudad, sa liigud, sul on tervis. Ja teine asi on see saavutusvajaduse rahuldamine, et me tahame kõik teha ägedaid asju. Sul on eesmärke vaja, mingisuguseid uusi tippe ja spordiürituse korraldamine ka uutes kohtades, uute formaatide ellutoomine, see meile, see annab kõike seda positiivse tagasipeegelduse osalejatelt ja eneseproovile paneku jälle, et kui sa jääd rutiini, võtad uue asja, teed uue koha, ideest teostuseni. Mitte ainult pillu ideid, sest head ideedega on iga teine meil on ju, et aga ole mees või naine ja tee valmis. Ma ise mõtlesin selle peale, et tegelikult see emotsioon on hästi oluline, et sa seda suudad edasi anda, et ma olen küll võistlushimuline, aga kui ma nagu rahvaspordile mõtlen, siis ma ei lähe kunagi nagu, minu jaoks ei ole see, et kas ma jooksen 10 sekundit vähem või mitte, et ma lihtsalt lähen seda emotsiooni ja seda feelingut sinna saama. Et ma arvan, et see on ka hästi oluline, et kõik ei lähe sinna ainult nagu nii-öelda mingit uut tippu saavutama, et tegelikult nagu tavainimene võib-olla tahab ka lihtsalt seda emotsiooni, seda tunnet, seda feelingut, nagu sa ütlesidki elamus, et seda elamust sealt saada, et see on hästi oluline. Kui meie aastal 2011 alustasime, tegime esimest Rakvere ööjooksu, 2010 lõime oma klubi, 2011 oli esimene Rakvere ööjooks, siis tollal ma mäletan, oli umbes 1500 registreeritud rahvaspordisündmust. See oli 15 aastat tagasi. Ma julgen pea anda, et tänapäeval on oluliselt rohkem, isegi COVIDist tulenevalt on midagi vähemaks jäänud, on ikka oluliselt rohkem. Kuidas osaleja langetab valikuid, millist üritust ta läheb nautima, tarbima? On see siis jooks, on see suusk, ratas, rull, ujumine? Ma ei tea, ma alustaks Madisest. Mille pinnalt inimesed langetavad valikuid? Kuidagi... näiteks avavee ujumisega lihtsam, eks ole. Neid ei ole tuhandeid üred. Tõesti, üks on see, et kus üritus toimub, millised korraldajad, sa tead, et on professionaalselt tehtud. Näiteks minul ju on kogemus nüüd teega, et ma alati olen valmis tulema. Siis sinna Käsmost Võsule ujuma või nüüd see Tallinna üritus. Ma tean, et te seda hästi suudate teha. Aga muudel puhkudel jooksud, suusatamised, mida ma ka olen teinud. Nüüd ka triatlonit tehakse nii palju, et tõesti seda valikut on küll ja küll. Et tavaliselt ikkagi vaatad, minu puhul, kes ma iga nädalavahetus ka ei taha kuhugi minna, et vaatad aasta jooksul, et mõned kohad, kuhu sa tahaksid minna, kuhu sul lähevad ka sõbrad tuttavad, et see on ikkagi seltskondlik sotsiaalne üritus, mina ei lähe sinna võitma, et ma lihtsalt nagu ikkagi selliselt osalenin ja on tore. Sina oled pigem pikalt planeerija, et sa vaatad niimoodi, kas sa jaanuaris vaatad juba juuli asju ka? Lähetused, käimised? Ma tean enam-vähem, kui ma vahest ka reisid muud tööasjade tõttu, sa ei saa võib-olla liiga pikalt planeerida, aga mõne asja ikkagi proovid paika saada. Ma tean, et ma proovin seda triatloni Tallinnas see aasta teha, sinna panin ennast juba ammu kirja. Mitte, et ma nüüd kuidagi tohutut programmi järgiksin ja seda liiga professionaalselt treeniksin. Aga mingid asjad on plaanis.
kui see on kirjas, nagu Sigrid ütles, siis see sunnib natukene juba ka nagu ennast käimas hoidma. Aga no vahest ikkagi üllatavad sellised huvitavad ootamatud mõtted, nagu näiteks see aasta käisin esimest korda Alutaguse maratonil suusatamas, mis ainult 2 nädalat tagasi keegi ütles, et enne seda, et lähme ja vaatame ja siis no tõesti oli tore. Nii ja naa. Mina tahaksin siinpool võib-olla seda tuua, et see kogukonna või sõpruskonna nagu eeskuju on ka kindlasti väga oluline. Või noh, naisena vähemalt mina tunnen seda, et kui ma täna rääkisin oma sõbrannadega ja ütlesin, et me võiks maijooksule minna või Tallinna maratoni või kuhu iganes, et siis, et kui me nüüd koos selle nagu ette võtame, et siis lähme, et see nagu innustab sind ka, et kui sul sõbrad nagu lähevad sinna. Sul peaks ju Sigrid, et olema väga hea arusaamine või tunnetus sellest, mis inimesi kõnetab, sest Sportland mitte ainult ei toeta väga paljusid üritusi Eestis, te ise korraldate ju, teil on Kõrvemaa, teil on sari lausa, eks? Meil nimetus on 4 ürituste sari Sportland Kõrvemaa, aga tegelikult on seal 5 üritust. Seal on jooksud, siis on triatlon ja siis on suusatamine. Et selle pinnal sa näed, et mingid asjad nagu toimivad, midagi muudate jälle järgmine aasta. Et kui palju tänapäeval, Kõrvemaa on nagu siuke metsaline koht ja loodus ja kõik see, et ta erineb linnaruumist. Meile meeldib linnaruumis hästi teha jälle. Võib-olla välja arvatud Võsu, sest me ise oleme suvevõsukad, eks. Ma siuke nagu kohalik kolka patriotism ka natukene, et me teeme seal, sest me oleme seal. Aga et mis toob inimest, et kas need on mingid medalid, mingid viled, efektid, kinkekoti paksus, kuidas on selle osalustasuga, et kuhu maani sellega võib minna ja mida selle eest siis pakkuda saab, et kui sa peaksid selle nagu kokku võtma? Ma kohe niimoodi nagu ei ütleks, et mina isiklikult, ma tean, et mõndadele inimestele väga meeldivad igasugused kingitused ja kinkepakendid on ja, aga mina isiklikult arvan, et see ei ole nii oluline. Oluline on see, et missuguse tunde või emotsiooni sa seal koha peal saad. Et see, kuidas ta esiteks on korraldatud, kui professionaalselt on korraldatud, nii et sul kõik nagu sujub ja siis kõik need muud, need mudrud nii-öelda kõrval, siis need ei ole tegelikult nii olulised. See on minu isiklik arvamus muidugi. Kui tähtis on see, et sa... Aga Madis vist tahab midagi vastu öelda. Kohe Madis saab sõna, et kui tähtis on see, et sa määratled oma selle kliendi või oma huvilise või külastaja, et kelle jaoks sa teed, on ju, et kas Sportland Kõrvemaa, et kes on sinu see kontingent, kas ta on väga lai selline ampluaa Sportlandi tarbijat, on ju, et kes on vähe liikuv kuni võib-olla tippvõistlejani välja, nendele mõjuvad kindlasti erinevad argumendid või sa lihtsalt viskad õhku, et näed, meil on sellised distantsid ja nii saab. Madis praegu. Kui ma veel jäin mõtlema selle peale, et millistele üritustele ma läheks, mul tundub, et ühed on sellised traditsiooniga asjad. Nagu teil on juba, mul tundub, et tekkinud head traditsioonid mitme üritusega. Või Tartu maratoni sa lähed, sõidad, et see on see üks Tartu maraton. Võib-olla Tallinna näiteks sügisel maraton või jooks samamoodi lihtsalt traditsiooniga. Et see sinna ei lähe mitte sellepärast, et mis nänni sul seal kotis antakse või milline see särk täpselt on. Ja lisaks on võib-olla sellised väiksemad lihtsalt oma kogukonna mingi küla, mingi väike rahvajooks, mis on ka tore. Seda enam seal sa ei oota mingit suurt auhinda. Aga ma lihtsalt märkan, et trend on see, et muidugi sponsorite poolt antakse igast asja, nagu medalid on järjest suuremaks ja uhkemaks. Teil on ka vägevad medalid, mis ma arvan, et on võib-olla toob ka inimesi, et on tore, kui sa oled niimoodi uhke. Meen endale koju. Meil oli Sportlandis diskussioon isegi. Mina olen hästi jätkusuutliku mõtteviisiga ja siis ma nagu küsisingi, et miks meil neid medaleid nii palju on vaja või et kas päriselt ka inimesed tahavad neid või et kas see on nii oluline. Ja mulle tehti selgeks, et tegelikult see on. Ja nüüd meil on näiteks võimalus valida inimestel, et kas sa tahad medalit või sa ei taha. Et sa saad valida kohe alguses, et kui sa juba osaled seal jooksul või mis iganes suusamaratonil, et sa saad valida, kas sa tahad seda medalit. Et ma saan aru, et tegelikult inimestel on see väga oluline saada see medal. Aga ma ei tea, et see huvitav, et kui paljud siis ütlevad, et nad ei taha. On selline, ma praegu sulle protsenti ei ütle, jään vastuse võlgu, aga on seal küll, et on linnukesed, kes ei taha seda. No kui sa käid ikka iga nädalavahetus kuskil ja sul pole need kuhugi panna. Nagu minagi kingakarmid on täis. Paar nädalat tagasi ausalt öeldes koristasin just kodus ja abikaasa ka ütleb, et kui need medalid on siin igal pool, et pane nagu ühte kohta. Ja siis vaatasin, palju neid on. Koristame medalid tagasi. Aga mõnes mõttes isegi oli sümpaatne vaadata et kuidas see on nagu muutunud ja siis on sul mingid vanad
näiteks ümber Viljandi järve jooks, ma ei tea, mitu 15 aastat tagasi võis olla, siis niisugune väike medalikene, mis paistis ka silma, et see on võib-olla just tore. See trend on tänapäeval need suuremad, aga ma arvan, et üldiselt inimesed tahavad jah, kui nad midagi saavutanud, et midagi meenutaks. Aga võt, ma räägin, et ma võib-olla räägingi siis väiksemast osast inimestest või esindan neid väiksemaid osa. See on mul isiklik arvamus, et kui ma kuskil võistlus lähen, siis minu jaoks ei ole see oluline. Et mul on nagu see tunne ja see, et ma olen teinud, see on hoopis teine, et ma ei pea selle jaoks mingit medalit saama. Aga ma ütlen, et meil oli ka see diskussioon, et ikkagi me jääme medali juurde. Kas ma mäletan õigesti, et eelmine aasta või üle-eelmine aasta lausa Kõrvemaa üritusel vist anti istikuid? Ja see aasta ka antakse. Kas oligi nagu medali asemel? Ja ma tean, et Mati Lilleallik, Mati, tervitusi, on teinud ka mai jooksul, äkki oli möödunud hooajal, olid ka sellised lilleseemned, olid nagu medalilaadses pakis, aga ta ei olnud medal, eks. Et ka, eks see, nagu see ökopool, see liigub edasi ja meiega oma sündmustel pidevalt mõtleme, et kuidas seda jalajälge vähendada ja kuidas nagu toota vähem ja teeme nagu vaikimisi ka oma mingeid samme. Küll, aga me oleme ikka selle medali osas nagu leidnud ja uurinud ka oma külastajatelt, et pigem tahetakse, et vahel kuskil Facebookis läheb 10 teravamat diskussiooni tuleb, aga et nad ikkagi üksikud inimesed. Pluss see, et kui me ise oleme mõelnud, kui me annaksime valida registreerimisel on ju see linnukes asi, kuidas ma teen ülemiste öö jooksul finišis nüüd seal pimedas selgeks, et kes oli nüüd see, kes nüüd mul seda medalit ei tahtnud ja kes ikkagi tahtis. Et me niigi jälgime seal distantsite, rinnanumbriti, erinevaid asju on ju finišis, kohtunikud jälgivad. Et see on veel üks selline nii-öelda kohustus, mida on üliraske teha, sest medalit sa ei anna ju ette. See peab välja teenitud olema, eks, et sa ei saa panna stardimaterjali, siis on nagu lihtne, et komplekteerid ära vastavalt sellele, mis sa tellinud oled. Et sellised momendid ka, aga jah, et aeg-ajalt ikkagi tuleb mõni ajakirjanik kirjutab ka, et jube suured medalid ja ületootmine, et mõeldes, kus me tänapäeval elame, mida me üle toodame ja kuidas me raiskame, et see pingutuse tunnustus minu meelest on kõige väiksem asi, mida me peaksime nagu ette heitma. Ma arvan, et mida te teete vist, kui ma õieti mäletan teie registreerimist, et sa saad valida, kas sa särki tahad või ei. Sest kui sa ikka mõni teeb siin võib-olla 15-20 üritust aasta jooksul ja neid särke sa kõik ei jõua tõesti ära kanda. Et võib-olla jah, enne loobume siis mõnest särgist. Et seda Madis tegelikult nüüd sel aastal alustasime, et eelmine aasta ka, et loomulikult ööjooksud, ta on formaadi osa, sa saad selle särgi, sa osaled särgis, sul on kohustus. Et see on formaat. Aga jah, et väiksemate võistluste puhul me anname valida ja tõepoolest me just näemegi, et inimesed ei taha, mul on palju, ma ei kasuta ära. Ja jällegi üks asi, mida korraldaja kindlasti, ma usun, väga palju tänapäeval mõtleb, küsimus ka teile, et mis oleks võib-olla mõistlikum lähenemine, mida ootab siis tervisespordiüritustest osaleja, kas võtmed kätte rikkaliku paketti, kus on kõik asjad sees, medal, diplom, pakihoiud, pesemised, särgid, kõik on sees. Isegi kui ma neid kõiki asju ei taha ja kõiki asju ei tarbi. Pesemas ei käi, panen puhta särgi, pesen kodus, pakihoidu ära ei anna, mul ei ole, olen autoga. Medalit ei taha, särki ei taha, aga mul on kõik see hinna sees ja loomulikult osavõtutasu on kallim. Või võimalikult baashinnale lähedane madalam osavõtutasu, et kõikidel oleks võimalik osaleda ja kõik need asjad on siis nii-öelda lisatasu eest. Ma tean, rahast rääkida on maitsetu, kole, aga seda me tihtipeale saame neid küsimusi, sest loomulikult elu on läinud kalliks. Ja ma saan aru, et meie ajal on must lagi. Madis kohe parandab, et vist läheb natukene paremaks ikkagi lähitulevikus. Aga rasked ajad on kindlasti ja inimesed loevad igat väljaminekut, see on selge. Ja korraldaja peab siis kuidagi nagu optimeerima oma asju, et mida sa siis pakud. Lisaks selle kõige toredusele, mis seal raja peal toimub. Mis teie arvamused on, Sigrid? Kas pigem rikkalik pakett ja kõik hinnas või oleme valmis ka väikeste lisateenuste eest eraldi maksma? Mina vist olen nagu pigem selle teise poole pealt, aga ma räägin, et inimesed on, see hästi nagu sõltub nii inimestest, et missugune su sissetulek on ja võimalused ja kõik see, aga ma lihtsalt nagu mõtlengi seda, et võib-olla mõnel inimesel jääb see takistuseks, et kui tal on see liiga suur see hinna nagu sisseviskamishind on ja jah, sul on kõik hinnas, siis ta võib-olla jääb siis nagu kõrvale, et siis võib-olla ta ei teeni seda eesmärki, et nad kõik saaksid liikuma. Et see on minu arvamus sellest. Jah, ma arvan, et raske on päris igat väikest asja hakata eraldi hinnastama. Sa võid seal mingid paketid teha, et kas tahad särki või ei taha, võib-olla midagi veel. Paki hoiu eest eraldi. Ma arvan, et neid menüü läheb lihtsalt liiga kirjuks.
et sa võib-olla peaksid kuidagi jah, nagu kategoriseerima need ära. Võib-olla. Mida ma korraldajana saan lihtsalt teile kaasamõtlemiseks jätta ja mida võib-olla kuulaja vaataja ka ei tea, et me oleme ise välja toonud ka selle näiteks, et kui me teeme mingisuguseid kulutusi, mingeid uuendusi, arendusi, otsustame ühel aastal näiteks, et teeme ööjooksu 5 kilomeetri distantsil, kus eelnevalt pole olnud, teeme ka medali. Et kõik läbi distantsi tuleks pakett ühtne. Särk, medal, kõik asjad on ühtemoodi, arusaadav, lihtne. Siiamaani ei ole teinud. Kuskilt need vahendid võetakse. Nüüd pakihoiuteenust olenevalt sündmusest tarbib reeglina 7-10%, 8-10% osalejatest. Kui on 3000 inimest võistlusel, kuni 300 pakki. Pesemisteenust olenevalt aastaajast, sündmuse mahust 2-5%. Et siis on küsimust, et kas sa tagad kõikidele selle võimaluse ja panustad sinna ja kõikide peale jaotub see kulu laiali või ikkagi nendele piiratud arvule tarbijatele, kes reeglina tahavad seda pesemist, tahavad seda pakihoidu kasutada, sest sinna läheb mingi energia, mingi ressurss, mingi isik koosseisud, eks. Et noh, see on see taust lihtsalt, et millega korraldaja opereerib ja neid kohti on muidugi väga palju. Mida ma tahtsin küsida, mis mind väga huvitas, kuna teil on mõlemal juhtida 2 suurt organisatsiooni. Ühe puhul on eest vedada Sportlandi kogu kollektiiv, kas sa tulistad mulle paljudel inimesi üle Eesti üldse töötab? Issand, üle 300 oli. Hullult. Ja. Madis, sina tead, sul on nagu üks maja on ju? No need on üks kvartal jah. Seal on mitu maja, aga meil on umbes 240 on Eesti Pank. Te ise olete hästi sportlikud inimesed. Teie ettevõtetest natukene organisatsioonidest, et kuidas see kas üldse soodustatakse sportimist, väärtustatakse tervist või on nii nagu ikka, et ise vastutad, ise käid, ise teed. Alustame Sigridist. Kuidas Sportlandis see vaade on? Oi, meil soodustatakse väga. Hullumäe puhvet sa tahtsid öelda? Selles mõttes, et on väga äge on see, et mulle meeldib see, sest et see paneb inimesi liikuma või noh, kõik need inimesed, kuna see energia on seal üleval, noh, et see kogu aeg kõik inimesed liiguvad siia, sinna, et siis see energia juba on seal sees, aga lisaks veel sellele on see, et me soodustame sellega, et kui meil on mingid partnerid, et me teeme koostööd mingite erinevate nagu siis organisatsioonidega, siis meil on võimalus inimestel soodsamatel tingimustel seal nendel üritustel osaleda. Siis meil on tehtud nagu sellised väiksemad grupid, me käime crossfiti koos tegemas, siis me käime tennist mängimas ja see tekitab nagu hästi hea tunde või sünergiaga tiimis sees, et ma õpin hoopis teisi inimesi tundma. Nõus, aga kas ettevõttes on ka siuke nagu sund, et on ootus, et kui ma tulen Sportlandisse tööle, kas ma pean olema sportlik? Ei, no võiks olla. Okay. Et pigem võiks olla, et sa võiksid ikkagi olla nagu spordiga sina peal. Okay. Et päris nii, et noh, et sul ikkagi võiks mingisugune eeldus olla, et sa tahaksid nagu liikuda sportida, see peaks ikkagi sinu DNA-s olema. Sa oled rohkem siis Sportlandis nagu sees on ju, et kui mul see mindset on nagu sellele orienteeritud. Aga meil on ka veel sportlik väljakutse terve aasta peale, et kuna on olümpia-aasta, siis meil on nagu iga kuu jaotatud ära mingi spordiala tehtud ja siis sa pead mingid eesmärgid seal täitma. Näiteks see kuu on meil minusport, et tee ükskõik mis sporti ja siis sa võid võita auhindud, ehk me siis nagu ise ka hästi nagu toetame seda, et inimesed rohkem liiguksid. Siis ma ei tea, juulis on meil mingi jooksmine, mingi aeg on meil suusatamine, et erinevaid spordialasid ja isegi on detsembris meil on tantsimine, nii et sa pead siis tegema tantsimisega, et me püüame nagu ka sees seda nagu propageerida. Väga äge. Madis, teie kõik inimesed nohistavad, loevad raha seal, ma kujutan ette hommikust õhtuni, joovad kohvi ja loevad raha. Ei, see on täiesti valesti aru saada. Aga sellest, mida me kõike muud teeme, võib-olla on siis eraldi saade, aga sportimisest, et noh, ma arvan, et mõistlik iga tööandja võib-olla seda ei kasuta, aga no esimene asi on kindlasti see, mis on juba 100 eurot, ma arvan, kvartalis, eks ole, tulumaksuseaduse kohaselt saad maksuvabalt soodustada ja võtta spordikulusid siis töötajatele kompenseerida. Seda me muidugi võimaldame, aga lisaks meil on väga tubli spordiklubi, kus on täiesti siis omad eestvedajad. Spordiklubisse kuuluvad, ma arvan, peaaegu kõik Eesti Panga töötajad, kuna seal mingit kulu sellega ei kaasne. Ja nad on tõesti päris aktiivsed, et no näiteks meil ei ole sellist asutuse suvepäevi nagu varasemalt oli tava, aga meil on spordiklubi, kes korraldab suvespordipäevad ja talvespordipäevad ja lisaks on toetame erinevaid gruppe, noh meil on näiteks üks seltskond mängib sulgpalli, teine korvpalli. Just praegu näiteks on mõned Eesti Panga töötajad Euroopa keskpankade suusavõistlusel meid esindamas. Need on ka keskpankade vaheline spordi tegemise traditsioon.
ma arvan, et kokkuvõttes oleme sportlikud küll. Et vaimne töö ja füüsiline käivad käsikäes, üks toetab teist ikka selgelt. See on väga äge. Okei, kuulge, aga me hakkame lõpupoole jõudma. Meil on traditsioonis, et selles saates on nii, et meil on lõpus väike lühike osa, kus me räägime uuendustest, märksõnadena, mida me teeme sel aastal natuke teistmoodi, kui oli võib-olla möödunud hooajal. Ja mida hästi küsitakse ja oodatakse, on ka väike sooduskood, mis on igasse saatesse ära peidetud. Ja sel korral siis, head kuulajad, head vaatajad, pange tähele, on sooduskoodiks kood avavesi 20. Avavesi 20 kirjutatakse kokku, avavesi 20, kehtib see sooduskood 5 päeva kuni 16. aprillini ja sellega saate siis ööjooks.ee lehelt registreerida Sportland Tallinn Open Water sündmusele kõikide distantsidele -20% soodustusega, nii et kehtib kuni 16. aprill ja koodiks oli avavesi 20. Ja enne kui me räägime selle lõpuuenduste osa ära, siis küsin teilt sihukese natuke nagu trikiga küsimuse. Aga see ei ole kuidagi pahatahtlik. Et meie sündmused ju Lahes, Tallinnas ja Käsmul on üles ehitatud teatud loogika, nagu me eelnevalt rääkisime. Ühe puhul on väga selge algus, väga selge lõpp, Käsmu Võsu, diagonaalis lahe ületamine, paljudel on see mingisugune sihukene piirkondlik nagu oma lapsepõlve mingisugune unistus. Ja Tallinna puhul on ka, et me viime nad ikkagi laevaga lahte ja sealt siis nii-öelda uppu ja päästmine on uppu ja iseenda asi, eks. See on nüüd huumoriga öeldud, väga tugeva huumoriga. Et siis finiš on hoomatav distants kaugus Pirita rannas. Me võiksime teha ju seda asja tegelikult palju lihtsamini, palju turvalisemalt ja palju väiksemate närviraku kadudega. Ehk nii nagu teevad võib-olla ka tihtipeale suured triatlonivõistlused maailmas. Ujud ruutu, ujud ristkülikut, paned rannast minema, ujud poini, pöörad vasakule, pöörad paremale, järgmine poi, pöörad tagasi ja läbid samasuguse distantsi, samasuguse maa. Kuidas teie sellesse suhtute? Me ise oleme nagu endamisi mõelnud, et see kuidagi võib-olla meid endid ei kõneta see ja see võib-olla ka osalejale ei mõju nagu nii ägedalt või väljakutsuvalt, kui on ikkagi kindel kohustus ujuda kusagilt üle ja jõuda siis lõpuks nagu välja, et ta on küll turvalisem, ta on küll hoomatavas kauguses rannast, aga ta ei ole nii äge. Kas siin on mingi vahe või me mõtleme üle? Ma ei tea, Sigrid? Ma ei tea, selles mõttes, et minu meelest on äge, kui tehakse natuke teistmoodi või et ei olnud täpselt samamoodi, nagu on harjutud tegema. Et see on nagu minu meelest kihvt. Just annabki nagu sellele üritusele nagu mingi uue mõõtme või nagu eesmärgi. Ja ma tahtsin seda öelda, et kui te ise juba tunnete, et see on teie sees või et teie näete, et see on nii oluline, siis see on oluline, sest et see paistab ka välja. Et see on minu meelest hästi oluline, et te ise usute sellesse, et see on äge. Madis? Ma ka ei soovita seda muuta, sest see ongi see põnev osa, et sa ujud üle lahe või laevalt koju tagasi, et muidu see on ainult nagu triatlonivõistluse esimene etapp ja seda sa võid harjutada ja teha mujalgi. Väikesed asjad, väikesed nõksud, suures pildis võib-olla mitte midagi, aga kunagi me alustasime ka ööjooksudega ja tuli meie hea koostööpartner Viking Line tuli meie sekka ja pani õla alla. Ja tollal siis Rakvere kohta väljastati Viking Line'i kinkekaarte reisiks Soome, mis olid küll Tallinnas juba olid tuntud asi ja tuntud auhind, aga Rakveres mõjus ta väga nagu uuenduslikult ja ägedalt. Ja me pikalt nagu kaalusime, et kuidas nagu enda jaoks tegelikult oleks nagu lihtsam olnud stardimaterjali kõik ära komplekteerida, välja anda ja mure tagatud. Aga me otsustasime neid ikkagi väljastada finišis. Ja meie lähenemine või mõtte alge oli seotud sellega, et kui sa annad ta ette kätte, siis on ta ostetud asi. Kui sa saad peale finišit, siis ta on välja teenitud. Et väike nõks, aga mingid asjad, mis tollal, ma arvan, toimisid, olid õiged otsused, tänapäeval on hoopis teistsugune. Ja nüüd uuendused. Kõige olulisem, seda ei tea Madis, seda ei tea Sigrid. Sel aastal sõidame me Piritalt välja Tallinna lahte, aga me ei sõida välja mitte Piritalt, vaid me sõidame välja Miiduranna sadamast. Ja sellel on väga konkreetne põhjus, kes ei tea, kus on Miiduranna sadam, see on umbes 5 kilomeetrit Piritalt, Viimsi poole, praktiliselt kohe ukse all. Aga sellel on väga konkreetne põhjus. Mitte, et me tahaksime kuidagi osalejate jaoks teha seda ebamugavamaks.
algselt oli mõeldud start, finiš, kõik ühes kohas, pardale minek. Me saame sel aastal 2024 suur kummardus Eesti mereväele kasutada laevana Kindral Kurvitsat. Ehk siis Eesti mereväe lipulaev Kindral Kurvits, kuigi suurem, kõige võimsam sõjalaev, võtab meie Sportland Tallinna Open Water võistlejad peale, saab seda teha ainult Miiduranna sadamas, sest süvis on lihtsalt niivõrd kõrge, Pirita jõkke ta ei mahu jõe suudmesse ja läheb nende võistlejatega Tallinna lahte ja annab need lähted siis 500 meetri peal, kilomeetri peal, 1,9 ja 3,8. Selle transpordi loomulikult me tagame Piritalt Miiduranda, see kõik saab ära korraldatud, aga see peaks olema küll midagi sellist, et kus nüüd iga ujuja või triatleet mõtleb, et oi kurja, et ainult 150 kohta, see on nüüd see reklaami osa, eks, et ainult 150 kohta, et ma tahan seda elamust küll saada, et võib-olla see on ainult kord elus. Kindral Kurvits, aitäh Eesti merevägi, teeme sellise toreda koostööprojekti, nii et startida on võimalik täiesti sõjalaevalt. Ja see on nüüd kõige suurem uuendus, eks. Loomulikult medalid, särgid, lõpusertifikaadid, see, mida me oleme ikka teinud, see kõik käib asja juurde. Ja võib-olla ühe momendina ka, mis väärib äramärkimist, stardime natukene hiljem, kui möödunud aastal start on kell 2, nii et 2,5 tundi on aega distantsi läbimiseks kõige pikema distantsi läbijatele ka. Ja siis 16.30 oleme kenasti oma asjadega lõpetanud, autasustamised, see kõik, mis käib asja juurde. Ja me oleme otsustanud, et sel aastal Pirtal me ei kasuta poisid. Et eelmine aasta meil olid küll poid vees, aga nii nagu ikka saame osalejatelt tagasisid, et neid ei ole näha. Ma arvan, et on vaja täpsustada mitte neid isiklikke poisid, aga suuri poisid, veemarkereid, jah, ütleme distantsi hoidmiseks, et püüame juhinduda sellest, mida võistlejad ise ütlesid, et orientiirid, mis on kuskil Lasnamäe nõlval nähtavad ja on need siis kirikud või muud asjad, et kuidas, aga jah, elu näitab, et laine tagant tegelikult isegi heisatud suured Sportlandi lipud mootorkaatri tippu lihtsalt ei ole nähtavad. Nii et sinna läheb väga palju energiat, paneme selle hoopis päästemeeskondade rohkusesse ja tagame sellisel moel see turvalisus, aga Kindral Kurvits, start Miidurannast, kõik muu kontseptsiooniliselt on sama, distantsid on samad, piiratud arv osaluskohti, tulge lustige, see võib olla kord elus, kui saate meie mereväe esinduslaevalt minna vette ja finišeeruda käed taeva poole siis Pirita rannas. Suur aitäh teile, kallid külalised, oli väga äge. Ööjooks.ee ja sooduskood oli meil avavesi 20. Nii on, aitüma!